Me tegelikult alustasime oma mõtlemist sellest, et Euroopa Liit on väga paljude maailma kontekstis suhteliselt väikeste keelte, kultuuride ka riikide ühendus, Euroopa Liit kui niisugune, eks ole. Ja hakkasime vaatama tegelikult, et kui maailma kontekstis vaadates seda kõike on ju kohutavalt vähe, aga pisikesel maalapil on meeletu kultuuriline kirevus. Aga samas, kui me räägime mingisugusest liidust, eriti kes me oleme ka Nõukogude Liidu taustaga ja üldse, kui me räägime suurriikidest, siis selleks, et seda liitu hallata ja selleks, et ka võib-olla natuke paremini kontrollida, on lihtsustamine, unifitseerimine väga erinevates eluavaldustes on hästi mugav valitsejate poolt. Samas kui inimeste poolt, kes viljelevad erinevaid kultuure, kellel on oma arusaam nägemustest, et siis me nagu verbaalselt või vaimselt toetame kultuuride paljusust, aga samas seadustega ja mitmete muude mallidega me tegelikult unifitseerime ja siis tuli see kasti kujund. Olge lähemale! Klaver Melgi! Et kuidas nagu uues Euroopas hoida kultuuride paljusust, hoida kultuuride erinevust niimoodi, et ka need erinevuse kandjad ei tunneks ennast tasalülitatuna, et ei tekiks seda muruniiduki efekti, eks ole, et võtame muru ilusti, see on ilus ühtne ja sile. Et see oli üks mõte, kuhu me välja jõudsime just selleni, et ühe sõnaga, et me peame kõik ennast kellegi järgi pidevalt kohandama, et see tekitab stressi, see tekitab pinget. Ja samas see kohandumine on, kui mulle jõuga surutakse peale teistega arvestamist, siis tegelikult tekib see miinusmärgiga efekt, eks ole, aga miks ma peaks liikuma nii kiiresti, aeglaselt sellises tempos ja kas see unifitseerimise käigus ei lähe nagu sellised uued loomingulised, kreatiivsed ideed ei lülitata tasa, sest ma ei julge sellega välja tulla, sest järsku see kellelegi mingil põhjusel ei sobi. See ei ole poliitiliselt korrektne, mis iganes. Absoluutselt, sellepärast, et konverents kui rituaal, seal on omad niisugused rituaali reeglid, mida tuleb järgida ja sellel on omad raamid, et sisuliselt on see ju ka teatud mõttes näitemäng, eks ole. Aga samas, kui me neid samu termineid, samu diskursuseid tõlgime mingisse teise kultuurilisse keelde või koodi, nad võib-olla seda sama fenomeni avavad mingisuguse sootuks uue või jahmatama paneva nurga alt, mille peale me nagu ise ei tule. Ja see oli ka üks põhjus tegelikult, miks ma seda kõike kaasa tegin. Et mulle endale meeldib vaadata just nimelt, et ühe sõnaga, et kas läheb midagi tõlkes kaduma
või mingisse teise keelde, koreograafia, mingid visuaalsed kunstid, teatraliseerimine annab sellel sootuks mingi teise tähenduse, et sest paratamatult ka teadlasena ise ma mõtlen mingites teatud stampides, aga selleks, et mitte sattuda kasti, tuleb aeg-ajalt kastist välja tulla, ronida kastist välja ja vaadata, mis seal on, et kas seal on üks suurem kast või järsku seal, kui ma sealt kastist välja ronin, kast ei ole. Et selles mõttes on täiesti huvitav ja minu meelest meil peakski väga palju rohkem olema selliseid asju, sellepärast et rituaaliringides on teatud kindlad inimesed, eks ole. Et kui ma vaatasin ka meie esinejaid, siis oli märgata, millisesse konteksti nad kuuluvad. Igaüks kandis täiesti äratuntavalt oma kultuurilist koodi, et kuidas peab esinema, missugune peab olema sõnavõtt, kuidas tõenäoliselt publikule mõjuda või kuidas ühe sõnaga publikut nii-öelda ohjas hoida. Et see tuli tegelikult välja, see oli täpselt samamoodi, oli mõnes mõttes oli lava. Ja me tegelikult kõik oleme laval, mina olen täpselt samamoodi, eks ole, kui ma lähen kuhugi, et ma olen laval. Et ma arvan, et see on hästi vajalik sellepärast, et ei tekiks seda tunnet, et aga ma ei ole ju akadeemiline persoon, mida ma sinna lähen, eks ole, aga samas sellised performance'id või tänavateatrid tegelikult ei kohusta sind mitte millekski. Aga samas sa saad osa ja tõenäoliselt see võib hakata sinuga rääkima mingisuguse pikema perioodi järel. Et tegelikult ma praegu veel päris täpselt ei tea, milleks see kõik mulle hea oli, välja arvatud see, et ma sain korraks oma kastist välja astuda. Aga see võib kunagi hakata mind kõnetama mingil moel või vaieldamatult see vääris mõtlemist kaasa arvatud ka see melu, mida ma nägin siin 3 tänaval, kuidas inimesed omavahel suhtlevad, kuidas hakkavad tööle mingid kultuurilised koodid, kuidas suheldakse, et see on otseses või ülekantud tähenduses, me kogu aeg oleme ristmikel. Me astume mingid sammud ja me peame jälle tegema mingisuguseid valikuid vasakule, paremale ja kui me teeme mingi valikus, me teeme millestki loobume ju, eks ole, et me ei saa kõike võtta ja selles mõttes on ta hästi huvitav, eks ole, et selleks, et liikuda edasi, sa pead alati, sa ei saa kanda kaasas kõiki kohvreid ja ka ühe sõnaga, et on see siis riikide liit või midagi, ta pead mingi hetk tegema valiku, jätma mingid kohvrid maha. Nagu laeval või kriitilises seisus, et kes või millised väärtused näiteks on need liivakotid, mis ma mingil hetkel maha viskan. Väiksed kastid linnas servad, väiksed kastid tehtud nikitagi, väiksed kastid linnas servad, kõigil neil on nägu